No nii, no nii, no nii, no nii. 5 päeva puhkust hakkab saama läbi täna õhtuga. Homsest läheb jälle täie auruga pihta GameDev äri ja online pokkeri karjäär. No sportlaskarjäär üldse. Ja puhkuse lõpp ei ole siin aega enam midagi, et mis jooki täna siis juua, et juba tuleb homseks valmistada. Homme kell 8:30 hommikul pean lennujaama lähedal International School of Tallinnis tutvustama GameDev töötubas lastele. Õnneks seal on 40 huviringi veel samal ajal samas ruumis ja mingi võimla või midagi, Jim ütles see administraator või keegi ingliskeelne see kokkulepe ja seal olen vara hommikul. Ja siis vaatame, siis kuidas see spordinädal hakkab siis mul paika minema. Sport ja GameDev, see GameDev äriga ongi see, et on suur 2 aastast klienti tuli nüüd, kes tahavad aastaks ajaks neid töötubasid. Harku Järve põhikool ja International School of Tallinn. Ehk siis üsna väikeste laste arvutimängude loomise huviringid. Ja mina loodan seda, ettevõtte usunud, mina loodan seda kombainida siis ühendadega liita selle spordikarjääriga, et online pookeriga. Aga ma ei tea, kui palju ta nagu hakkab häirima, et ma proovin mitte üle tähtsustada neid töötubasid, aga samas see väga lõbus, see on tegelikult väga tore lastega, see on väga suured emotsioonid ja lastel väga emotsionaalne. Et ta võib hakata mõjutama seda spordi tulemusi küll, et ei ole nii palju aega võib-olla selle pokkerile ja kui raha on vähe, siis ta selles suhtes, ma arvan, on tulusam, on need töötoad. Aga selle ettevõttega on see, et sa ei saa seda raha koheselt välja võtta. Eriti kui sa ei ole viitsinud teha seda palka ja mingi töötajat ja seda, see seaduse järgi sa ei saa seda raha lihtsalt mõtteliselt ära. Ütleme, see tulebki kuu lõpus, tuleb sinna 200 eurot, et tegid neid töötubasid lastele koolis. Sa ei saa seda võtta enda arvele, sa pead seda registreerima riigis ära, see majandusaasta aruanne on see 1. jaanuar. 1. jaanuar on 6 kuud aega, et see aruanne teha. Ja siis sa võid ta kandida kuhugi, et kasumi jagamine nende osanike vahel. Aga muidu sa pead, ma ei ole seda teinud, aga minu meelest sa pead mingi töötaja registreerima, aga ma olen ju allpool seda töötajat selles suhtes, rahasummad on, mis seal liiguvad, on tegelikult väiksemad kui see miinimumpalk selles suhtes. Ja mingi üsna idiootne oleks teda panna mingi töötajaks. Et said nüüd 200-300 eurot kuus seal ja nüüd ei ole see töötaja ja ma ei ole uurinud, kuidas seda teha ja mul tegelikult vajadust ei ole iga kuu võtta see välja, et tegelikult on mõnes mõttes riik väga hästi pakub pikaajalist stabiilsust, et panebki pingutama või heas mõttes on targem, et ei larista kõik ära ja et see iga aasta lõpus saad kätte selle raha, selle üle 1000 või mis sa saad selle 4 kuud on september, oktoober, november, detsember. 2 koolis. Üks õpilane on 30 eurot kuus, et ta oleneb palju neid tuleb ja siis ta võib minna üle 1000 või aga 4 kuu peale. Ja kuidas ma arvestan selle rahaga, et siis saab selle võtta välja, kui see majandusaasta lõpp on käes. See riik arvestab nagu aasta kaupa. Ma ei ole viitsinud uurida, kuidas need töötajad registreeritakse. Mul ei ole ühtegi töötajat peale minu enda ja minu see raha, mis ma saan, see ei ületa seda miinimumpalka, et vähem kui 800 eurot kuus on. Ma ei ole viitsinud uurida, et kuidas see palga maksmine lühemas perspektiivis kui aasta. Aga seal aasta selle midagi tegin selle aruande ära eelmine aasta, siis ta ütles, et see robot ütles et üks võimalus seda raha sealt välja kantida on siis kasumi jagamine siis nende osanike vahel ja see on mingi mõistlik. Aga tegelikult võib-olla veel parem, et ei võtagi seda välja sealt üldse. Et ostab mingi uusi arvutit tolle eest ja las ettevõtte käib, et tegevus Eestis ja kas on üldse raha puudus, et see oleks veel parem. Et ei peagi teda sealt võtma ära seda raha. Aga selline võimalus on olemas, ma ei ole viitsinud uurida selle kohta. Sain tegelikult täitsa hästi esitatud selle majandusaasta aruande eelmine aasta. Et see aasta ma ei usu, et see on väga palju raskemaks midagi läheb.
aga jah, täie auruga nüüd, noh, päris koolisüsteemidesse ma õnneks ei puutu, et meil on selle huviringide osas ja on ju muutunud ettevõtte tegevus selles suhtes, et ettevõte enam ei tegele ainult sooloarendusega. Et varem ma ei leidnud, aasta aega ma ei leidnud seda klienti. Ettevõte on aasta aega vana. Ega nii ruttu, me proovisin küll saada klienti kohe ka, aga ei saanud. Et aasta aega läks aega, et saada need 2 huviringide klienti. Et algselt oli, noh, et lihtsalt üksi teed kodus arvutimänge, on see veebipood, maksad Zonyle 10 € kuus ja müüd neid mänge on oma veebipoes, et päris hea mõte. No muidugi, kui online pokerit poleks sinna hakanud rohkem mängima, siis ta oleks nagu selles mõttes kuu oleks olnud miinuses selle Zone'i tõttu, et noh, Zone maksab 10 € kuus. Ta maksis 8,74 esimene aasta ja nüüd ma tegin paketi vähemaks ja nüüd on 11 ikkagi. 11 € kuus iga kuu läheb Zone'ile, et lihtsalt see veebileht oleks üleval ja veebipood on ja nagu ma saan neid mänge müüa ja lihtsalt sooloarenduselt on nihkunud see roll väga tugevalt praegu sinna koolituse osasse. Ja see sooloarenduse tahaks tagasi saada küll, et noh, et kui on selgunud need 2 konkreetset klienti, hakkavad olema kolmapäev ja neljapäev, et need 2 konkreetset klienti on terve see aasta, siis loksub paika, loodan, et siis saab rohkem sooloarendust ka panna juurde, et mitu mängu on pooleli. Aga praegu jah, see koolitus on nagu üle võtnud, noh, kooliaasta algus, ma pole seda varem teinud rohkem kui 3 nädalat, ma olen 3 nädalat seda kunagi teinud ainult, kui ma testisin seda Töötukassa alt ja siis ma lahkusin Töötukassast, tegin selle ettevõtte, aga päris nagu ettevõtte ma pole seda varem teinud isegi kordagi. Ja nüüd ongi hea võimalus seda teha, et see on turvalises koolikeskkonnas ja õnneks mitte väga lähedal isegi koolile, et vaid selle huviringide osas, et see need kooli need asjad võivad olla päris jubedad ja teinekord on neil mingi reaalne see riiklik vastutus ja mingid sellised, no kuhu ei tasu tikkuda, kus võib igast jubedaid asju saada teada. Ja noh, et ei ole põhjust ju ka hariduses on nii kaugele päris minna, et riikliku hariduse pakkumisel, et me oleme see ikka eraharidus ja ikka huviringide all osutame seda teenust siis lastele, arvutimängude loomise ja huviring. Mina olen õnnelik, need on minu dream kliendid või need unistuste klient oligi, et kes aastaks ajaks tahab seda ja õnnestus aastaga leida neid üles. Et proovime. Üks oleks olnud juba super, nüüd on 2. Et vaatame, kas tuleb lapsi. Suure tõenäosusega tuleb, ma arvan, keegi sinna. Ja kui ei tule, on veel parem, siis on see läinud, siis ei pea selle pärast mõtlema. Aga selle ma välja käisin ja olen väga huvitatud sellest, et tööd on, tööd paraku on, ütleme nii, meie tööd õnneks on, oleme ikka motiveeritud. Ja et see ettevõte kenasti tiksub, ehk riik on ja natuke raske, et riigiga peab suhtlema mõnikord, et aastaaruanded ja see kooli mingid koordinaatorid ja asjadega. See on nagu raskem osa, aga muidu saab täiesti seal erasektoris passida. Ma olen kesknoorte liige muidu ka, sealt mulle meeldib, selle oma erakonnast ma saan aru, aga muidu see riik ikka on siuke, no peab vist keskerakonna ja kesknoortelt sealt selle riigi tegema paremaks, et praegu on nagu üsna jube värk, mis seal kõik on. Aga muidu ma saab täiesti olla erasektoris ja seal on palju parem, et meeldib, käid ärides räägid inimestega, kõik on sõbralik nagu tagasi, nagu ikka. Noh, online pokerliigad on ka selles suhtes erasektor täiesti, et mina ei viitsi oma pead vaevata, et mis kriis nüüd, kus see oli ja kui sa vaatad seda mingit ERR-i või need on üsna igavad, need selle toetavad inimesi õnneks, aga no ta on igav selles suhtes, et võib-olla ma ei tea, kellel see on huvitav, mingi väga vanadel inimestel ta võib-olla on huvitav. Aga ise saad teha ju paremaid kanaleid ja saame pakkuda lootust reaalselt eestlastele ja välismaalastele ja Eesti tuleviku suhtes ka. Me saame pakkuda ise lootust, et on häid inimesi ka olemas, kes proovivad aidata, kes proovivad head teenust pakkuda, et on olemas kangelasi. Me saame seda proovida ja pakkuda ise. Et jah, olukord on üsna jube, aga meie saame
midagi proovida hästi teha ise. No alati ei õnnestu, proovime, aga no saab teha. Et jah, et võib-olla spordi osakaalu üldse suurendada, et hakata jooksmas käima, kätega juures ikka uljast nagu armees kunagi. Et see mõjub hästi, muidu on eriti lastega, no lapsed on liiga suured, aga muidu sain enne ka kõigest möllu onju, et sa igast aktiivselt mänge mängid, et kus pidi palju jooksma. Aga nüüd on nii suured, nad ei viitsi enam, seda ei taheta teada, nad ei viitsi enam isaga tegeleda, nad on nii suured, tahavad ise juba midagi teha kuskil. Panid kohe, läksime maale, panid kohe naabrite poole, seal mängivad hoopis ja neil on seal põnevam või noh, siin Tallinnas ka, et nad mingi põnev raske koht, et nad isa võib-olla on liiga lihtne. aga muidu nendega on igast varustust ja värki ostetud juurde ja mingi sõjaväe rakmed on ja nad sealt mingi snäkke pildud neil mõnikord, aga noh, ei ole veel vaja on ju. Ei ole ka õiget hetke olnud, et seda demonstreerida, seda valmidust on ja siis kõike pakkuda ja kõike soovida. Nüüd talvel, kui mitte enne, siis neid kaitseväe rakmed, plaanin Tallinnas lastega nendega ikka ringi joosta, et need olukorrad ja tegevusi. aga noh, mingid snickersid kuskil rakmetest ja veepudelid ja niimoodi, aga veel ei ole nagu õiget hetke olnud, et see ehmatab onju selle tüdruksõbra ära, et mingi sõjaväevarustus päris välja tõmmata. aga ostsin ära talle, et telin head rakmed, mingi 60 euroga. Telefoni nähes ta positiivselt üllatus, et ostsin 120 euroga uue telefoni ja siis ei öelnud, paari nädala pärast nägin, oi, et sul on uus telefon, see oli nagu rõõmus isegi. muid jälle, mida sa laristad oma raha ja eks ta oluline on kasinus ja süüa ainult orjalaste toitu, aga keegi ei suuda seal püsida. see on tülisid nii palju, okei on, et sööme ainult toitu ja loeme ilukirjandust, aga sa pead midagi nagu pakkuma peale tülide ka ja kui seal on ainult tülid, siis seal ei taheta olla, et seal ei ole, keegi ei suuda seal olla lihtsalt. et seal peab olema mingi meeldiv asi, peab vähemalt olema pakkumisel. midagi head palun pakkuma selle, et kodus on tüli, siis lähed sööd väljas onju, mingi sa peaks seal kodus tahtma olla. mingi hea asi peab olema. et selline podcast siis võib-olla.